Tere! Mina olen Juhan Koppel, Rakett69 teadustoimetaja ja näitan teile, kuidas tuvastada keemiliselt ilmutatud fotot. Minu ees on 10 erinevat fotot ning peale vaadates tunduvad nad kõik olevat mustvalged. Mõni on veidi läikivam, mõni näeb veidi säbrulisem välja, kuid visuaalselt on raske anda mingit hinnangut, et milline võiks olla ilmutustehnikaga tehtud ja milline mitte. Laual on kasutada ka luup, kuid selle suurendus on nii väike, et antud ülesannet ei muuda see sugugi selgemaks. Palju rohkem aitab meid aga arvutimikroskoop. Kui selle mikroskoobiga vaadata fotot, siis me näeme, et see foto, mis muidu näeb välja mustvalge, on mikroskoobi all kuidagi veidralt värviline. Me võime näha pisikesi täpikesi. Kui vaadata mõnda teist fotot, siis need täpid on eriti ilmselged. Ja see, et mõned fotod on täpilised, mõned vähem, annab meile väga olulise info selle kohta, et need on tehtud erinevate trükitehnikatega. Näiteks antud foto, mis on suurte värviliste täppidega, on tehtud tavalise kontori laserprinteriga. Ja need on üksikud täpid, mida printer prindib. Inimese silma jaoks on need juba eristamatud, kuid mikroskoobi all näeme selgelt, et need täpid on suured, lahmakad ning ei ole kohe kindlasti mitte mustvalged. Seega sellise foto võime kohe kõrvale tõsta. Neid fotosid, kus on suured täpid, leiame siit laualt veel. Ning otse loomulikult tuleb need kõik kohe välja praakida. Mõnel fotol on need täpid väiksemad, ehk siis tundub just kui pilt täiesti teistsugune, kuid siiski võime ära näha, et need täpid on olemas ning need on kollased, magentad ja tsüaanid, ehk siis need 3 põhivärvi, mida kasutatakse värvitrükil. Ehk siis need samad värvid, mida me nägime siin kontoriprinteri pildil, on olemas ka sellisel pildil. Järelikult on see tehtud mingi teistsuguse printeriga. Ja nii see ka on, sest selle foto tegemiseks on kasutatud professionaalset fotoprinterit, kuid ka korralik printer prindib täppidena. Erinevaid pilte vaadates leiame me sellist pilti väga palju, kus on pealtnäha mustvalgel pildil tegelikult kogu värvilisi täppe. Seetõttu paneme need pildid kohe kõrvale. Ja sellise väga kiire praakimise teel saame me tegelikult üles leida, et siin laual on vaid üks foto, mis on selline, mille pilt ei koosne värvilistest täppidest, vaid see pilt on tõepoolest mustvalge, need täpid ei ole korrapärased ning nende täppide kuju ei ole samamoodi ümar. Ja seetõttu võime järeldada, et see foto, millel on kujutatud okent, ongi see pilt, mis on toodetud klassikalise keemilise ilmutamistehnoloogia teel. Ja täpselt nii lihtne ongi mikroskoobi abil eristada keemiliselt ilmutatud ning printeriga trükitud fotosid.